Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile. Täna jätkame inglinumbrite tähendustega ja võtame ette numbri 4444. Kas te olete kunagi märganud kella vaadates, et seal on tihti samad numbrid? Näiteks 11, 11, 17, 17, 19, 19. Või näete autonumbritel samade numbrite kombinatsiooni. Näiteks 666, 555, 222. See ei ole lihtsalt juhus. Need on korduvad numbrimustrid, mille kaudu kõrgemad jõud, inglid ja universum meiega räägivad. Inglid on kohal ja tulevad meie tähelepanu millelegi juhtima. Number 4444 sümboliseerib tugeva vundamendi ehitamist. Inglid annavad märku, et teie ümber on kindel kaitse ning võite end tunda turvaliselt ja hoituna. Kõik rasked tööd nõudnud etapid hakkavad looma püsivat stabiilsust. Number 4 on tihedalt seotud töökuse, organiseerituse ja praktiliste sammudega. 4444 ilmumine on tunnustus teie senisele vaevale ja meeldetuletus, et jätkaksite samal kursil. Teie pingutused kannavad vilja. Kuid edu saavutamiseks tuleb säilitada kord, süsteemsus ja kannatlikkus. See numbrite kombinatsioon on märk sellest, et teie inglid ja teejuhid on teile praegu lähemal kui kunagi varem. Nad kuulevad teie mõtteid ja palveid ning kinnitavad, et suund, kuhu liigute, on õige. 4444 viitab 4 ilmakaarele ja elementide tasakaalule. See kutsub teid leidma harmooniat oma igapäevaelus, töö, puhkus, tervise ja suhete vahel. See on suurepärane aeg korrastada nii oma füüsilist ümbrust, kodu, aed ja nii edasi, kui ka oma mõtteid, et luua ruumi uuele ja puhtale energiale. Kaart ütleb nii, ees võib olla raskusi, kuid te tulete neist läbi. Elu keerab teile soodsa suuna ning te ehitate tugeva vundamendi enda ja oma lähedaste hüvanguks. Inglid ei saa tulla meile kõrva karjuma. Nad saadavad meile märke. Tihti ei pane me neid tähele, sest oleme liiga hõivatud oma mõtetega, tööle, kodule, millel iganes ja ei märka midagi, mis ümberringi toimub. Ma loodan, et kui te seda numbrit olete märganud ja minu videoni jõuate, siis avarduvad ka teie silmad rohkem märkama enda ümber märke, märkama numbreid, märkama muid ingli sõnumeid. Inglid ei saa meid aidata, kui me neid ei palu. Nendel on keelatud inimeste ellu sekkuda. Inimene ise peab neid appi kutsuma. Mina kutsun alati, ma räägin inglitega, ma kutsun alati neid appi siis, kui ma midagi olen ära kaotanud. Ja ma olen päris osav kaotaja. Et ma palun nende abi, eriti kui mul on kiire. No ma lihtsalt ei jõua otsida, mul vahest mõtlen, et on lausa piinlik, et ma jälle pean küsima, sest ma olen midagi ära kaotanud. Ükskord ma kaotasin ära oma prillid ja mul oli vaja välja sõita. Ma ei saa ilma prillideta autot juhtida. Ma palusin ingleid, et aidake mind. Aidake mul prillid üles leida, et aeg tiksub ja mul on vaja välja sõita. Ja see, kuidas nad vastavad, see on see mõte teie peas. Teile tuleb lihtsalt mõte pähe ja siis tollel päeval tuli mulle mõte pähe, et vaata diivani taha. Ma sisemas ei uskunud seda, et mu prillid võivad olla diivani taga, sest ma väga hästi mäletan, enda meelest panin ma nad kapi peale, prillidoosi ja kapi peale. Aga ma mõtlesin, et ma ikkagi vaatan sinna diivani taha ja uskuge mind, nad olidki seal. Mina ei tea, kuidas nad sinna kukkusid, kuhu ma nad panin, et nad sinna kukkusid, aga ma leidsin oma prillid, olin inglitele väga tänulik, tänasin neid ja läksin sinna, kuhu ma teel olin.
Nii et vaadake teie ka ümberringi ja ärge häbenege inglitega rääkida, nad kuulevad meid. Nad tegelikult väga ootavad, et me nendega suhtleksime, nendega räägiksime ja nendelt abi paluksime. Kunagi üks mu tuttav ütles, kui sa ei oska küsida seepi, siis sa käid ringi musta näoga. Aga teile soovin ma imelist aega siin maa peal ja kohtume järgmine kord.